Ma läksin pärast Erki lõpetamist siis tööle restaureerimisvalitsusse ja siis ma kohe paugu pealt, eks ole, sain aru, mis toimub ajaloolistes linnades. Sellest ei ole küll palju kirjutatud, aga ütleme 1966, kui Tallinnat kaitse alla võeti. Või siis eriti 1973, kui teised Eesti vanalinnad kaitse alla võeti. Et see muinsuskaitse liikumine tegelikult oli üks selline postmodernismi avaldis. Ütleme, see postmodernism ei ole ainult uusehitused, mille järgi pigem nagu määratletakse, aga just see selline ajaloolise linna väärtustamine, ajalooliste plaanide uurimine, mis toimus ka Kuressaares. Enne seda, kui ma siia tööl olin siiski olnud oma 5 aastat muinsuskaitselises restaureerivas asutuses, siis hakkas minu jõudma see väärtuste tähendus ja hoidmine, et see oli nagu täiesti loomulik osa, mis iseenesest tuli. Nii et kui mina siia tööle tulin 79, siis ütleme paar aastat veel läks mööda, aga siis see murrang järsku toimus. Et nagu ma rääkisin alguses üksikute objektide restaureerimise ja uuendamise näol, aga siis juba esimeste uusehitustega, mis said alguse tegelikult Tallinnast, hea küll kaugelt Ameerikast tegelikult Venturi ja Keeri järgi, aga see kõik jõudis ka Eesti arhitektidena ja ta lihtsalt oli õhus ja nii ta jõuab igale poole. Esimene postmodernismi hoone üldse 1977 Viljandi Künnapuu hakkas projekteerima hiilekauplust ja sellele järgnes siis tohutu diskussioon ühiskonnas. Kõigepealt need muinsuskaitseametnikud ja restaureerimisvalitsused, sellist ekraaniga maja, mis täiesti erineb ajaloolistest hoonetest, see oli vastuvõtmatu. Seda kaua aega ei kinnitatud ära seda projekti ja see oli muidugi huvitav, et siis esimest korda ka selle diskussiooniga liitusid Eesti kirjanikud ja kunstnikud, kes kõik võtsid sõna ja tol ajal ju Sirbis avaldati ka kõik need seisukohad. Aga Kuressaares sellist vastuseisu ei olnud, aga meil oli üks omaette nähtus, et kui me nüüd vaatame esimest postmodernistlikku hoonet Kuressaares, ehk see oli Saare kaluri esinduskalakauplus, ta paikneb otse kiriku vastas ja meil on siis, ütleme selline Saaremaa huumor on see, et seda hakata kutsuma Tursa kirikuks. Aga ma ei mäleta, et oleks vastuseisu olnud. Ja see on nüüd siis see maja, kus oli sees väga uhke sisekujundus. Alates akvaariumitest, lampidest, kõigest muust, mis kaluriga hoopis iseloomulik oli. Ja muidugi see silt, see on kusagilt toodud ja sinna pandud. See on nagu väga ajalooline selles mõttes, et Taivo Linna, kes oli tegelikult Sepa kunstiõppinud EKAs, ta kujundas veel mitmed teised sellised sepised vanalinna, aga siin ta on säilinud, jah. See oli ikkagi suurepärane aeg olla peaarhitekt, sellepärast, et peaarhitektid kohtusid väga tihti ehituskomitee alla ja nad käisid ja seal oli niisugune korraldus, et olid omaette seminarid, koosolekud ja ka igasuvised sellised pikemad ja suuremad ürituste reisid. Nii et loomulikult me suhtlesime väga palju. Ja eks tuldi muidugi vaatama, kui käidi vaatamas, kui kuskil midagi juhtus. Ma ei tea, küll olid nüüd Tartus ja arhitekti linnaosa, mis aastatel see täpselt oli, aga see oli, ma mäletan, suur sündmus, kus järsku arhitekt Raul Kivi oli tol ajal. Seal peaarhitekt oli väga uhke selle üle, et nad suutsid lõpuks ühe individuaalelama rajooni nagu planeerida ja hoonestada mitte tüüphoonetega, vaid täiesti selleks nagu teise äärmust, et igaüks võis teha mis tahes umbes peaaegu. Näiteks Aldo van Eyck, kes on Hollandi arhitekt, tema on siin käinud ja tol ajal me pidin ikkagi näitama. Üks hetk juhtus niimoodi, et hooned läksid põlema ja restaureerimisprojekt oli olemas, aga tundub, et majanduslikult oli kasulikum uut hoonet rajada. Ja siis selle sama restaureerimisprojekti järgi ehitati siis vanu maju nagu taas üles. Ja see nähtus muidugi arhitektide hingeellu ei mahtunud, et niisugused koopiaid tehakse ja endal mul oli ka natuke kahtlus. Näiteks siin samas Kuursaal ja mõned hooned siin veel. Olid mõnes mõttes ikkagi väga tähtsad Kuressaare linna ajaloos. Ja ma mäletan, et ma just Leo Gensi käest ja seesama Aldo van Eycki käest küsisin, et mis nad arvavad sellest.
minu meelest Aldo Leik ütles seda, et see pole tähtis, missugune see maja on või mis, et peaasi, et ta on hea ja ilus. Või siis Leo Kents ütles, et arhitektuur ongi üks tsirkus, ega siin ei ole vaja nii tõsist asja võtta. Noh, see oligi postmodernism, et see oli see mäng ja tsirkus natukene. Postmodernism muidugi tõi kaasa sellise tõenäoliselt täiesti uue arusaamise arhitektuurist, nii et mitmed vanad modernistid, näiteks Toomas Rein, projekteeris mitmeid postmodernistlikke maja, üks ka Kuressaares. Ja ma mäletan, kuidas ta ütles, et see on täitsa huvitav, vaatas siis, ka me vaatasime koos valu maju siin linna peal ringides, et näe, jah, tõesti, karniis on maja. Ma ei teadki. Ja samamoodi õppisin mina, kõik pidi olema sile ja lihtne, aga see, see haaras ikkagi praktiliselt, mitte just kõiki, aga pea kõiki arhitekti see postmodernism. See on nagu hea näide sellest, kuidas modernistlikud arhitektid nagu haarasid ja kohe sellest postmodernist kinni ja sellist täies nükses rõõmus on siin siis neid rõdusid ja siin veel on aknaid siis projekteeritud. Aga selleks, et jääda siiski teatud sellise omal seisukohale, on Toomas siis selle teisele majale niisuguse kaarja katuse teinud, et ei tee kõiki asju nii, nagu siin linnaarhitekt nõuab, et ikkagi jääb iseendaks. See on nagu historitsism on vahel mõelnud see postmodernism, et see ju kasutas ka kõike, mida väga lihtne oli, vaatad ringi ja projekteerid maja selle järgi, mis keskkond on. Selles mõttes oli muidugi see nagu Visi Veskile, eks ole, see muinsuskaitseala loomine, see postmodernismi tulek, ütlesi koos sellega. See lihtsalt oligi niimoodi, et ükskõik milline see postmodernist majaga oli, ta sobis vanalinn, et sellest lihtsalt lähtuti. Põhimõtteliselt ta võttis kõik, mis võtta andis ümbrusest ja nii see oli. Ma olen sõitnud Ameerikas näiteks neid Philadelphia. See on õudne, mis seal on. Seal on niisuke postmodernismi uputus ja kõik on ühesugused ventuurid, pole mitte mingit vahet. Igav. Ja nendel polegi midagi võtta, neil pole ju ajaloolisi linnu olnud, eks ole. Nad hakkasid varpima ja minu meelest nad siiamaani, et suured kaubanduskeskused, jälle sammaste read, kõik pliaadid. Nõukogude ei tohtinud ehitada ju ilma tüüpprojektita hooneid. Siis me mõtlesime välja selle, et me korraldame Arturi konkursi ja siis selgitame selle konkursiga välja need tüüpilised majad, mis siis vanalinna sobiks, oleksid ühtse tüüpprojektid. Ja selle tulemusena siis erinevad arhitektid sellise piirkonda hakkasidki projekteerima. Kõigepealt mu selja taga on siin üks ridamaja, mis oli sutikam varem, ka 80-ndatel projekteeritud arhitekt on Toomas Kivi ja see on nüüd näide sellest, kuidas tüüpprojektile, tavalisele kehtinud tüüpprojektile lihtsalt lisati niisuguseid postmodernistlikke detaile. Neid maju selliseid, mis Urmas Arike projekteeris, on siin 3 tükki. Siis siin edasi on veel üks Arvi Aasmäe projekteeritud ka postmodernistlik elamu. Et see oli jah võimalus, kuidas siis sai tol ajal ikkagi natuke individuaalsema lahendusega maju ehitada, et lihtsalt tuli postmodernistlik aeg, see arhitektuur sobis vanalinna, ei olnud ka oluliselt suurem ega kõrgem, just nii paras kui vaja. Ja niisugune kvartal meil siis siin on. Et siin ei olegi midagi erilist, eks ole, et on lihtsalt see katus, kerp või viil. Siis on akende jaotus selline, tollel ajal iseloomulik kas ruut või siis, milles on diagonaalid ja veel omakorda ruudujaotus või siis selline uksekujundus näiteks seal, kus on ka diagonaal sees ilmtingimata. Siis see selline kõrge, siin vist ei ole paekivi, aga üldiselt paekivi aiad või vundamendid ja siis veel niisugune detailine see ukse katus ka seal peal. See plaanistruktuur oli selline, mida ma võin kohe öelda ka, et siia peale oleks saanud konstrueerida ka moodsa maja. Ühesõnaga suhse, nagu Aado Veigi näiteks tegi funk moodsa maja. See pööre ja see väljalõige ja see nurk siin ka. Ega postmodern seda ju ütlebki tegelikult, et üks suur annus oli seal ikkagi modernsust, eks ole, see asjas sees. Nii et tegelikult see plaanistruktuur oli nagu modernne, aga see vaade ja kõik see läks nagu teiseks ooperiks.
Siin on üks ehitusaegne pilt ja siin oli veel talveaed ka, õige, siin oli veel kaarekuuline talveaed oli siin ees. Aga ma ütlen, sellele majal oleks võinud üleval pool, ta läks nagu siis tõesti viilkatustega majaks, kuna seda viilkatust nagu nõuti mu käest. Ma oleks hea meelega selle võinud ka joonistada täiesti tasakatusega majal. Oleks värskem ja moodsam tulnud. See pilt näitab seda, et tegelikult oli täitsa moodne maja. Võis mõne koha pealt olla. Ma mäletan, et jutt oli sellest, et tube oli vist 300 tuba oli see tellija tahtis saada. Programmis oli 300 tuba. No ikka see auto hullus, see oli see 1, 2, 3 auto kohta, eks ole, ja no need autosid pidi palju olema. Ja pärast tuli, me oleme siin teinud veel juurde, ta oli 3 garaažiboksist või 4 ja 1, 2, 3, 4 isegi. Sellest ei ikka väheks, siis ta pidi hoovi peale veel tegema eraldi auto varjuoluse, kus oli 1, 2, 3 kohta veel. Lisaks, või 2 kohta lisaks. Selle aljastuse poolt tegi mu kadunud tädi Vaike Parker, kes oli valve poolmeistri kursuse kaaslane ja kuulus aljastusarhitekt. Et tema tegi siis selle värvilise aljastusskeemi, kus oli vaba stiilne aljastus, range hekindus ja siis need astmeliselt tõusvad, mis olid siis erinevate püsililledega. Nii et igal aasta ajal pidi olema ilus. Nii et kogu aeg pidi mingi asi lahti minema õide ja mingi asi mitte. Ja see oli taimedeni täpselt tööjoonisteni välja projekteeritud asi. See oli nagu lisaks sellele asjale, aga mida kahjuks pole üldse kunagi seal olnud. Mis on mul siin mapis ainult. Kuna need järgmised Kuudiga majad seal ka ära kooskõlastasid, siis see natuke šokeeris mind. Ma pidasin enda torni siiski elegantsemaks. Muidugi, mis mind tohutult häiris ja see häiris mind hoopiski hilisemas perioodis, kuskil selles perioodis, kui ehitus käis. Ühesõnaga, et ma joonistasin selle vormi ära, niisuguse retrovormi või mida iganes, eks ole. Ja siis, kuidas see ehitaja hakkas enda mõistuse järgi neid karniisi ja räästaid tegema. No nüüdseks ma saan aru, ma tean, et kui ma pean vana maja, uut maja tegema või mida, siis ma pean kõik need karniisid välja joonistama ehitajad ette, sest nad ei oska seda teha. Et nad teevad seda ise oma nägemise järgi, see oli lihtsalt rõve, kuidas see välja paistis. Ma siin seal objektid päris tihti kohe. Aga see, kuidas see detailikultuur välja paistis, see, kui juhuslik see oli kõik, et küsisid midagi mu käest küll, aga ega see tuli ikkagi nagu torust parasjagu tuli. Ja mina sinna eriti sekkuda ei saanud ja see oli täielik pettumus, see oli täielik katastroof. Kes sai nagu telliseid kasutada, see oli õnnega pooleks. Muidu ma pidin kasutama mingid üleliidulisi tüüpkonstruktsioone, eks ole. Mingid 3 ja 6 meetrised ja ma ei tea, 4,5 meetrist ei tohtinud. Vahepealsed 3 ja 6 meetriseid paneele pidin kasutama. Siin seda ei olnud. Siin küll vist läks ka paneelid, läksid vahelagedesse peale, aga siin oli ikkagi vabam see olukord. Raha oli rohkem ja saadi ja osti. Metalli ei tohtunud ju Vene ajal üldse kasutada. Inspireerisid meid ikkagi kadriorulikud villad, eks ole, aga see päris siin ei õnnestunud. Aga see Vene-aegne ehituskvaliteet masendas nii õudselt, et sa võisid mõelda ükskõik mida, aga sa ei saanud seda lihtsalt. See lagunes ehitamise ajal ka ära. Teoorias võisid ju kõva olla ja siin sõpradega artikleid ja ilupilte võis ka teha. Paberarhitektuur oligi tugev, eks. Aga see reaalne nagu profiks läks ja ehituseks siis kuivas kokku kogu see asi. Ma ütlen, minule jaoks oli see niisugune stardipauk või stardilava, sest siit me läksime hoopis edasi temaga. Kuna ta omandas Lohusalu sadama, siis me hakkasime seal hotelli ehitama. See lõppes selle pauguga, et see hotell oli peaaegu valmis juba ja aknad tellitud ja aknad ees hotellil. Seal Poolsaare tipus ja 2-korruseline torniga ja ka. Aga see oli nagu funk-stiilis juba või moodsamas stiilis. Ja siis aknad tootja pani pankrotiavalduse sisse. Ja siis tal mingid õlivagunid ei liikunud ja need olid ka kuskil piiri peal või tollis kinni ja siis ta läks pankrotti kogu see firma. Et see oli kukkumine, kollaps. Kuna ma olen kasvanud Nõmme keskkonnas, Lapse põlvest,
olin Pääskülas, isa majas kasvasin. Lapsepõlve olin kõik seal. Ja see sobis mulle. Aga siis emaga kõlisime ära sealt isa juurest. Paneelmajja. See oli mulle väga ahistav keskkond. Ma võtsin endale eesmärgiks, et ma ehitan oma maja. Nõmmele kindlasti. Aga kuna krunte oli väga raske saada sinna, siis mul oli võimalus ise otsida vaba koht. Ja see koht seal Sihi tänaval oli päris vaba. Ta oli väike küll, päris raske oli sinna projekteerida. Niisugused ahistavad tingimused olid. Kui selle maja juurde esimest korda sõitsin, siis sõidusuunast avanes väga huvitav selline peaaegu et sakraalne kogemus. Ma olen kuulnud hiljem, mõned inimesed ongi arvanud, et siin on tegu teatud mõttes mõne sakraalrajatisega. Ja eks see keskkond ka, sest siin kõrval on Ado Eigi projekteeritud eramu ja see maja oma sellise vertikaalse suurvormilisusega avaldas väga muljet, et oli väga huvitav esimene vaade sellele. Maja on kindlasti mõjutanud minu võib-olla sellist ruumikogemust. Kuigi ma lapsepõlves olen üles kasvanud ridaelamus, kus on ka hästi palju sellist erinevaid tasandeid ja vertikaalsust. Võib-olla sellepärast see hoonega mulle meeldis teatud mõttes, et see oli kuidagi tuttavlik. Aga et see hoone oma 4 korruse ja vahetasanditega, erinevate nurkade, avanevate vaadetega on totaalselt mõjutanud seda, kuidas ma ruumi kogen, millised aistinguid ma ruumist otsin. Bassein sai isegi betoon osa said valmis tehtud. Mul isegi seisis seal koostöövaba redel basseini, mis oli ka juba tellitud ja kätte saadud. See oli üks väike, liiga väike oli see kõik, see bassein. Ja väga kihvt on siis kaudne valgus, mis tuleb läbi talveaia selle basseini kohale, et see võiks üsna dramaatiline valguslahendus siin olla iseenesest. Ja see basseini idee on jäänud teostamata, mis omakorda tekitas minul küsimusi, kas seda üldse peaks teostama. Sest kui me mõtleme, et siin on leiliruum ja kuhugi tahaks duši panna ja samas võiks ju saada kuivatada või riietuda siin samas ruumis, et siseneda siis kamina, saali või bioruumi, kuhu iganes, kus võivad olla teised inimesed ja nii edasi. Et kuidas see kõik siia ära mahutada ja mu mõte oli korraks, et teeks siia duši, täidaks seda basseini siis nii palju, et küll süvend, aga et sa oled duši alla. Aga kaotaksime väga olulise sellise idee, mis siin on olnud, et seetõttu ma pigem kaldun praegult selles suunas, et siia siis kütteta kastmisbassein ikkagi tekitada. Me näeme, et siin see idee on nagu arenenud nii kaugel, et siin on lausa see ronimistoru sees olemas, nii et kindlasti on need elemendid, mis on minu jaoks nagu olulised ja mida ma võimalusel proovin säilitada, et kohanduda jällegi sellega, mis on olemas. Aga muidugi ega ma siis mingi stiili peale mõelnud. Tegin maja nii, nagu maja ikka tehakse. Palju käisin raamatukogus vaatamas ajakirja. Ameerika ajakirjas oli Ventuuri ema maja. Seal oli ka mingi kaaremotiiv, nii palju kui ma mäletan. Ja siis konsulteerisin oma hea grupikaaslase vara lahkunud Andres Tambekiga, kes oli väga hea meister. Tema pakkus talle teise trepi välja, kuna maja mul tundus, et siia ei saa enam midagi teha. Et jah, saab trepi veel teha. See nõlb muidugi andis palju juurde, et sai tasepind palju teha, aga see tekitas jälle treppe. Algul ei olnud viga, mingil ajal abikaasa väsis ka sealt ära, ei olnud nagu rahul, et peab treppidest mööda ronnima. See võib-olla viis meie elu purunemisele. Kui see hoone väline tunnetus avaldas kohe muljet, siis samas suunas sisse tulles ruumis avanevad samamoodi väga huvitavad vaated, erinevad nurgad, erinevad vaatesügavused ja see on teatud mõttes kõige kihvtim koht, kus olla. Köök kujunes meil hiljem hoopis teistmoodi. Esialgu olid köögikapid, mida oli väga raske saada ka. Olid 2 pool seinas, aga see oli väga ebafunktsionaalne. Joostasin pikad teed läbi köögi. Sai kompaktsemaks tehtud, et see põhiköök tekkis siia keset ruumi. Ja see on nüüd üks koht, kus mul selgelt nagu oli arusaam, et
tuli minu mõte, mis oli teistsugune kui arhitekti oma ja nüüd ma olen tagasi arhitekti mõtte juures. Ma saan aru, miks ta on mingeid asju teinud. Et näiteks selle köögi puhul minu mõte oli panna see seina äärde, aga tegelikult kui ma täna siin süüa teen ja mulle meeldib süüa teha, kas lastele või perele, siis ma tegelikult näen nii elutuppa, kui ma näen ka tegelikult aeda. Ja samas on selline kuidagi privaatsoon tekib, et siin on tegelikult hästi mõnus sellisel kujul seda kööki kasutada. Selle maja sisseelamise protsessi osa on see ka tegelikult, et me otsime erinevaid mööbli disaini esemeid, siis proovime niimoodi. Mitte sellised, et sisustad terve hoone korraga, aga see igal toolil, laual, vaibal, ma ei tea, millal iganes on oma lugu, et valdav osa mööblist on meil second hand, välja arvatud nagu valgustid, nii et siuke taaskasutus on meil au sees ja disaini klassikat proovime ka siis. Et peamiselt me otsime selliste 90-ndate, võib-olla 80-ndate mööbliesemeid. Mõnel juhul on teatud setid, mis siis on võib-olla teisest ajastust natukene. Igal esemel on tegelikult mingi oma lugu siin majas. Ja see kõrval, mis oli veranda, teine korrus, mille arvelt sai teede käigus veel magamistuba suurendada. Et siia veel üks pesuruum ehitada. See rõdu põranda suurune on siis talveaia katus. Et me hiljem läheme alla ka, et siin on siis tegelikult, mõtleks, 3 üksteise otsas istuvat mahtu. Teise korruse rõdu, talveaed ja talve all saunakompleks ja bassein. Et selline, et mõttes võib-olla kõige huvitavam element, kui niimoodi terviklikult võtta siin hoones. Ja siit näeb tegelikult kogu hoovi ja siis naaberkinnistut. Siin on väga palju huvitavaid elemente, et mis kuidas tänapäeva hästi efektiivses ja ratsionaalses planeerimises ja arhitektuuris tekib küsimus, et miks teha näiteks selliseid vorme või ümaraid poste või siin võib kõige kohta küsida, miks. Aga see kokku kõik moodustab sellise mõnusalt välja peetud, aga siiski hulluse. Kuna tellis oli välisfassaadis, et siis ma ei tahtnud tellist puhas hungiga teha. Mul tundus see, kui ma neid Nõmme maju vaatasin, ta on kuidagi väga limpsitud ja mul oli täis huuk. Seda iga mees ei tahtnud loduda, aga siis üks mees leidus ikkagi. Et siit on näha, et mõnel inimesel võib tekkida küsimus, et millal see asi lõpuni ehitatakse. Et puugid ei ole ju klassikaliselt mingi rauaga siledaks tõmmatud, vaid on niimoodi pinnani täidetud ja kohati üsna niimoodi rustikaalselt, et siis võib tekkida küsimus, et kas see maja on kuidagi pooleli. Aga ma arvan, just eile lugesin mingit artiklit Müürilehest vist, kus oli see silikaattellise kui materjali, mis assotsiatsioonid inimestel tekivad sellega. Et see on nii nagu klaasplokid, mida kasutati kuskil vannitubades, et see meenutab mingisugust nõukaaega ja mingit negatiivseid mälestusi. Silikaaattellis põhjustab inimestel sama palju väga sellist negatiivset tunnet, aga kui ma mõtlen näiteks, et esimese Eesti Vabariigi ajal oli silikaattellис väga selline eesrindlik materjal ja et seda täna ju Eestis nagu suures mahus enam nagu algse kujul ei toodetagi, et see tegelikult on kaduv kunst, et seda kindlasti tuleks nagu väärtustada. See on ka põhjus, miks ma täiesti 100% südamerahuga näitan seda ja üle katta ei kavatse. Tänapäeval juba teeks teistmoodi, teeks hoopis lihtsama ja teekski rohkem niisugune fungilikuma maja. Lihtne ehitada ja ekspluateerida ja kasutada. Kui Lootuse puiestee krunt sai valitud, siis enne seda olid ka, mõtted olid, et võiks krunti vaadata just Nõmmel. Nõmme oli vanematel oluline võib-olla ka sellepärast, et seal elasid mõned tuttavad. Ja siis me tulime seda krunti vaatama. Mäletan, ema vist oli koolis tunnis, isaga käisime vaatamas seda krunti. See oli nagu minule tulevikuks, et tütrele ehitatakse oma maja. Ja kas see krunt meeldib, ma mäletan, seal oli siuke 2-aruline kask. Ja see oli see, mis selle minu jaoks nagu ära müüs, et läksime koju ja hakkame siia planeerima endale oma maja. Tollel ajal see oli see Nõukogude lõpp ja
juba oli mingeid võimalusi, juba oli nähtud kuskil filmides või kuskil piltide peal või käidud ise kuskil välismaal. Et see oli nagu vabanemine või noh, nagu et ma võin endale seda kõike lubada, mida tegelikult ju Vene ajal ei saanud. Ja kindlasti oli siin ka seda just tänu arhitektiga koostöös, et aitab välja mõelda seda, mida lubada ja kuidas seda lubada. Et noh, selles oli see võlu. Vanematel oli nagu selge arusaamine, et see maja võiks olla selline kaasaegne ja kuna neil jällegi tuttavad elasid Pirital, kellel oli Raine Karp oli nende arhitekt ja Raine oli ka natuke nende, sõber on palju öelda, aga nad käisid läbi, et siis käisid läbirääkimised või unistati, et äkki Raine Karp saab olla meie maja arhitekt ka. Eks seal suhteid korraldati ja see oli see 80-ndatel, seal oli oluline midagi hankida, et ma mäletan, isa vist 2 sügav külmkappi sai Rainele hangitud, et ta kunagi pärast niimoodi ütles, et kaup kauba vastu ja ju siis tekkis ka usalduslik suhe või me pärast ikkagi mitu aastat tegime koostööd, et Raine on hästi soe ja südamlik inimene, et ju sealt see argnema läks. Mis oli siin selle maja juures, oli see ruutmeetrite mäng, millised ruumid tohtisid olla, kui suured tohtisid olla. Siin on hariliku pliiatsiga ka korrigeeritud neid ruutmeetreid, et mis on elupind, kasulik pind, majapidamispind, et seda majapidamispinda siin oli päris palju ja siin on siis tegelikult palju on, siin on 483 ruutmeetrit, et ma mäletan, et me veel arutasime pärast, minu arust oli see juba pea 600 ligi, et kui kõik need nurgatagused või rõdud ja kokku lugeda. Et siin on siis näha jällegi toiduainete juurviljaladu, aga siin oli pime ruum, aga laes olid päevavalguslambid ja seal sai siis ajatada naistepäevaks. Et kui õigel ajal paned tulbid või nartsissid olid veelgi kasulikum, siis sai naistepäevaks neid lillepoodidesse saata ja neid tulbisibulaid me kasvatasime ise seal samas siis mändide all ja tegelikult ka maal vanaema juures, et terved suved sai neid tulbisibulaid sorteeritud ja kuivatatud ja neid oli ikka 10 000. Niisuguse augud olid sees, selline mõõdupuu, et siis sai vaadata, on väiksem sibul või suurem sibul, mis läheb mahapanemiseks ja mis läheb ajatamisele. Mis me veel, siin on võib-olla mõned lõiked on huvitav vaadata. Et maja oli, mina ütleksin, et 5-korruseline, sest et esimene, teine, kolmas korrus olid siis elamiseks ja siis oli täis kelder all, noonised on suhteliselt juba eledaks läinud, aga oli siis täis kelder ja oli ka pööning. See maja läks aina kitsamaks ülevalt poolt, kogu aeg terrassid ammustasid nagu sisse, aga siis see pööning oli ka ikkagi panipaigaks seal. Mulle tundub, et siin on arhitekt midagi joonistanud, et kuidas, ta käis ehitusel ju ka, et kuidas töömees peaks tegema neid. Olid meil mingid mõtted, tema muidugi korrastas need ära, et need ümarad aknad või midagi seda, et seda vist Rainel endal alguses ei olnud, et talle kuidagi see väga ei tundunud vist mõistlik. Aga ma mäletan seda, kui me olime meil seal Narva maantee kodus, siis kuidas see projekt ühel hetkel muutus minu jaoks ruumiliseks, et kuidas ma hakkasin nagu lugema neid jooniseid ja Raine küsis ka, saad sa midagi aru siit või ja siis, kui ma sain aru, et siis tekkis jällegi võib-olla selline pedagoogiline moment, et see oli minu jaoks nagu eluülikool või nagu õppimine kuskil EKA arhitektuuri osakonnas, ma arvan, et ma siis ei saanud sellest aru. Olulised olid need aknad, et see on siis näha, et Raine Karbi puhul see on sisevaade just, et hästi kitsad aknad. Nendel, ma ei tea, kust isa neid aknaid kõike tellis, aga kuna ta nende kasvuhoonetega tegeles, siis võib-olla tal oli olemas need kontaktid ja siin on näha seesama post, see ümarvorm, torn ja torni sees oli keerdtrepp, mis pidi me tulime üles ja siis siin keskel oli omakorda selline silinder, esimese korrusel seal sees oli tualett ümmargune ja siin oli siis selle kohal oli laes oli kuppel, ümmargune kuppel, et see oli ka
no ma tean, kolhoosides või kuskil see pandi, et sealt kuskilt jäi üle, et meil oli 2 kuplit, meil ei olnud teist vaja praegu, aga igal juhul meil oli 2 kuplit tükk aega, no igaks juhuks. See krunt oligi niisugune suurem krunt, kust oli tehtud väike sisselõige, kus elasid meil naabrid. Ja vana maja asus seal sama koha peal, kus on praegune maja, ainult seal hästi taganurgas. Nii et siin oli muu pind oli täiesti siuke avar. Võib-olla ei ole väga tavaline see, et ümber terve krundi on niisugune müür ja siin eespool on näha, et siin on tehtud siis ka Raine Karbi poolt planeeritud see aed. Ja siin oli vanasti see 2-aruline kask, mis minu ära võlus mind. Selle maja ehitamine oli nagu selline uue värske õhu või unistuste täitumine, materialiseerumine ja kui see reaalselt hakkas see ehitus peale, siis oli palju kõhklusi, kas me ehitame seda maja või on seda üldse nagu vaja, sest see oli ikkagi nagu väga suur pingutus ja nõudis väga palju ressurssi, et ega seda ju ka ülemäära niimoodi ei olnud kogu aeg. Ja siis ei olnud neid asju saada ja mis mõte sellel kõigel on, et neid arutelusid oli muidugi palju ja kas 2 pere ikkagi nagu reaalselt kuigi seal olid eraldi korrused, eraldi köögid, et kas need seal koos elada saavad, et meil läks niimoodi, et ema kolis sinna pooleldi ehitusele, et mina jäin oma perega ikkagi veel omaette elama ja siis ema ja siis onu seal elasid ja ehitasid samal ajal ja kuna see oli nii suur maja kord oli muutunud ja tegelikult iseseisva Eesti ajal oli kõigest puudus ja kõik see maja kütmine, see muutus nagu niivõrd palju kulukamaks, et siis nad elasid osaliselt üleval korrusel ja allkorrusel üldse ei kütnud. Ja siis olid seal vahepeal üürilised ja 2006, selles mõttes meil ikkagi nagu väga vedas, et enne seda päris kukkumist sai see maja mõistliku hinnaga, kogu see töö ja vaev sai ikkagi kaetud, et sai siis uuele omanikule. No see oli pikalt kaalutud, lihtsalt ei jaksanud ja ei olnud nagu mõtet ja ei olnud perspektiivi kogu oma elu ja minu tegevus õpetajana, koolijuhina, sellise tegevusega ei pea üleval niisugust maja või kui siis ainult sellega tegeledki. Et see oli ikkagi see kümnendivahetus ja need võimalused ja kas on nagu vaja, sest kui sa noore tüdrukuna seda planeerid, siis tundub kõik nii äge, aga sa ei mõtle, kas mul on seda kõike vaja.